Ma ajan praegu 3 jardi taga. Ära muretse. Kollased kingad. Hei, ta sõidab. Hei, ma olen Tageo tagumik. Näita mulle oma käsi! Näita mulle oma käsi! Lase mul valida, vend! Kui armas! Näita mulle oma käsi! See on seersant Justin Sterberg. See on ebaseaduslik, aga me teame, et sa oled vaba. Ma ei saa sulle jah öelda. Aga me teame, et sa oled hull. Kuidas sa pere käima said? Kas sa tulid jalgsi Millerist? Hei, okei, kust siis? Ei, sa läksid Milleri suunas või midagi sellist. Okei, Britti, sa ütlesid, et sul oli täis poodkur ja viski. Mis kell see oli? Mul ei olnud sünnipäeva. Kas nad ütlesid, et Family Dollar tahtis midagi teha? Ma ajasin selle natuke segami. Ma vist lahkusin umbes 40 minutit tagasi. Augu! Olgu siis! Olgu, Willie! Mis sa arvad, kelle kord praegu on? Kore, kuidas sa koju saad? Millist teed sa kavatsesid minna? No! Sa ei ole turvaline. Sa kõnnid keset teed, sa koperdad siia-sinna. Pane käed nii, nagu sa mind fokusseerid, Brittany, eks? Ma ei ürita seda teha. Okei, et mida me teeme, Brittany? Kuule, sa oled arreteeritud, eks? Sa oled avalikus kohas purjus, sest sa oled tõesti purjus. Sa oled ohtlik. Nii et kuule, pööra ümber. Pööra ümber, Brittany. Tule nüüd. Sa oled tõesti purjus. Jah. Kas see on grillikaste üle kogu su klubi? Ma arvan küll. Kas see on see, mida süüakse? Hee. Tõuse püsti! Oota, poiss. On või? Jaa. Hei, Britti! Seisa paigal! Proovi seista paigal! Umbes 10 sekundit! Kas sa suudad seda teha? Miks te mind kinni peate? Kas teil on vaja läbiotsijat? Sest sa oled purjus! Ma ei saa. Miks te mind arreteerite? Miks sa puhkad? See on lihtsalt läbiotsimine. Aja jalad harki. Aja jalad harki. Kas sul on midagi, mis võiks mind lõigata või midagi vastikut? Kas sa näed midagi uut? Me võtame. Natuke kõrgema kai! Näjatu auto vastu. Ma arvan, et sul on natuke grillikastet sõrmede peal. Jala brawling. Siis armad seege! Hei, pane selg kuumuse peale. Põruta mu palli. No, Ilmselgelt on midagi. Mis see on? Oh, Sean Paul! Tõuse korraks püsti. Hästi. Tõuse püsti. Istu. Sekku minu ees, nende sissekannete ajad! Aga kõigepealt. Ma ei tea! Mida ma tahan? Mida sa vajad? Pane oma jalad sinna sisse. Pane oma jalad. Pane kõigepealt oma jalad sinna sisse. Kuhu ma lähen? Clevelandi maakonda avalikus kohas joobes olemise eest. Pane oma jalad sinna. Ma lähen Cleveland kantsi. Olgu, pane kõigepealt jalad sisse. Detektiiv Roger Lawson. Toetan seal Viikhäti üksust. Kellelgi pole selliseid silmi nagu minul, kallis. Kui sa seda kotti seal hoidsid, juhtisin sellele juba tähelepanu. Oh, see on hullumenne! Okei, mees, nii teeme. Lihtsalt võta see suust välja, hoiame seda korraks. Pööra ümber. Siia poole. Lihtsalt väike tükk räkki. Asi on selles, et tüki kaupa müüakse siin kandis palju. Kas sa oled kunagi selle härrasmehe poole pöördunud? Nurga taga. Tule vahingu sisemusse.
Ma ütlesin talle, et nägin kotis midagi. Ta ütles, et kotis polnud midagi. Ta lasi koti maha. Ja crack kukkus maha. mis veel? Täna õhtul pole tööd. Lihtsalt hüppan korraks välja. See olin mina. sa kõlad natuke imelikult. Kahtlane isik. Miks sa jää siia, kuni ma toon kindad, poiss? ma ei taha kindaid. Teeme väikese 7 eraldamise. X-ray 12 ja X-ray 15 ka. Ära sulata paaki. Sellel pole midagi uut. Nii et see ongi kõik, mis seal üldse on. Hästi, annan talle viimase suitsu enne, kui ta vanglasse viiakse. Hästi, istu mees. Sa pead selle välja sülitama. Ta ei taha seda oma autosse. Ta suitsetab ainult Swisher Sweetsi. Enta 11, Charlie 34. Charlie 34. 34 lennukit. Kuule, räägi mulle ühest palgaarvestusest, mille ma sinu jaoks tegin. Kuule. Jah, meil on see olemas. Me läheme tagant sisse. Nii, me lahendamegi suure probleemi. Tuletõrje autorünnak. Me avame selle ala. Nii et siin on meil härra krokodillikütt. Te kutseb jälle. Võtab tänavalt jälle ära veel raske kuriteo alla kuuluvaid narkootikume. Ta ei peatu. Selle peab talle andma. Ta on õigluse ja ühtsuse vallas nagu Energizeri jänku. See mees läheb täna öösel vanglasse. Tal oli kaasas väike kogus crack kokaiini. Jah, ärge tarvitage narkootikume, lapsed. mees, ma ei tea, kuidas see asi kokku käib. Aadus! Olgu, nüüd. Tule seisa siia minu juurde. Charter, tule siia üles. Tule siia poole, räägime natuke. Olgu, sa ei saa pinnale tulla, sest ma pole mingit lainet saatnud. Tulge kõik ülesse või kes iganes saab, tulge siia ülesse. Siin on mees hallis, jakis, mustades pükstes ja kollastes kingades. Hei! Sõidab, hei! Ma olen Tageo tüüp. Ma olen Tajo tüüp. Ma olen Tai. Poiss 565 juurde. Ta tuleb tagasi teiselt poolt. Hei, mis sul tagumikus on? Selle aia kõrval, taga. Põranda taga. Hei, heida maha. Heida maha. Heida maha. Ära siruta käsi. Heida maha. Oh, Hasle otse poe kõrval. Ära tee midagi. Lihtsalt jää praegu paigale. Ma ei taha siin praegu pikali suruda. Põrgu. Siin samas, Hästli juures. Ma olen ikka veel 565, dispatcher. Mis sul kaasas on, et sa tahtsid minu eest põgeneda? Ütle mulle sõnadega, enne kui me sinuni jõuame. Sa peatud ilma põhjuseta. Kas sul on midagi enda juures, enne kui me sind läbi otsime? Mida sa ei tahtnud, et ma teeksin? Ilmselgelt. Mis see on? Mis sa arvad? Sul peaks see olema, aga sul ei ole. See jama on praegu lahti. Vaata ennast. Ma võtan need kindad ära. Kui ta jooksis, nägin, kuidas huulepulga pomm maha kukkus. Aga ma tahan veenduda, et ta ei visanud midagi muud välja, sest ta pani käed pükstesse. Siin oli tunda PCP lõhna, aga ma ei näe midagi. Täna oli jalgade päev, nii et vähemalt sain trenni tehtud. See on ka minu mits. Kirjuta kiissuke. Näeb välja nagu minu pidu.
ei austanud minu mitsi. See on ebaviisakas. Nii ebaviisakas. Liibuvad tüksid. Tere, eks. Ma pean oma kinga tagasi üles tõmbama. Pean seal pliidi juures tagasi. Nii, et Serenity läks sellele tüübile järele. Ta jooksis tema eest minema. Tal on püksis kuradi Glock. Ja tal on ka pikendatud salv. Sellepärast sa sinna jooksidki. Sest see ei käi nendega kokku. Need kaks ei käi kokku. Ma oleks ilmselt ta jooksnud. Ta läheb vangi avaliku läbipääsu takistamise, vastupanu osutamise, ebaseadusliku püstoli kandmise ja marihuana omamise eest. Meil on oma väike ütlus. Relv päevas hoiab politsei eemal. Kahtlusalune on tuvastatud kui blond naine, kellel on seljas must särk, liikesed püksid ja valge kott. Ohver andis kirjelduse, võib-olla on tegemist kallaletungiga ja 911 helistamise takistamisega. See juhtus siis, kui isik sai ohvrilt küüti. Me ei tea, kus isik asub. Väidetavalt liigub ta jalgsi. Vaatame, kas saad temaga siin ühendust võtta. Hoiame ühendust ühe inimesega, kes vastab kirjeldusele Shelly tanklas. Ohvitser Koblet ja tema praktikant leidsid isiku üles ning nüüd oleme temaga kontaktis. Ta on hetkel kinni peetud. Meil toimus tänaval üks vahejuhtum. Mis juhtus teie kirjeldusele vastava inimese ja teise naise vahel? Teie vastate antud kirjeldusele. Ei peetakse kinni uurimise eesmärgil. Kas te juba räägite sees või mitte? Nii et... Mis juhtub siis, kui ma sellest vabaks saan? Kas ma saan teid näha? Kas ma saan teid näha? Muidugi, sa võid meid kõige eest kohtusse kaevata. Ma kaevan su kohtusse. Sina. Või igaüht kohtusse kaevata. Selle eest. Jäta mind rahule. Ma ei puudutanud teist naist. Ma ei teinud talle midagi. Rahune maha. Olgu. Kas sa tahad istuda? Kas see aitaks sul veidi löögastuda? Sa naerad selle üle, jah? Sa naerad selle üle. Te kõik hakkate ütlema, et ma ei näidanud sellele litsile keskmist sõrme. Olge valmis. Olge valmis. Teid kõiki hakatakse kohtusse kaebama. Sina ja sina ja sina ja sina. Ma tahan kõigi teie nimesid. Need kõik on raportis kirjas, mees. Aga ma tahan neid kõiki. Nii et tundub, et see ongi see isik, kellest kõnes räägiti. Lihtsalt tema käitumisest ja suhtlemisest on üsna kiiresti aru saada, et ta on joobes. Ma loodan politsei peale. Oh, ma ei teinud seda, ära muretse. Kramis. Ma arvan, et oleks lihtsam lihtsalt paigal istuda, et sa viga ei saaks, eks. Ma arvan, et sa peaksid mind lihtsalt rahule jätma. Mingi jama, miis. Mis su nimi on? Las ma ütlen sulle. Gööbel. Mis? See on Gööbel. Mu eesnimi on Gööbel, jah? Mu eesnimi on Thomas. Thomas, mine. Sul on mu venna nimi. Ma vihkan seda. Pole ime, et talle see ei meeldi. Ma vihkan seda. Ma vihkan sind. Tegime kiire inventuuri ja leidsime ülejäänud tema joogi. Paistab, et tal oli veel natuke jooki alles. Ma ei tea, kas ta vajas seda veel, aga tal oli see olemas, kui ta oleks tahtnud. Kuni praegu seni... Sest ta läheb nüüd vanglasse. Te arreteerite mind millegi eest, mida ma ei teinud. Ma ei puutunud seda litsigi. Sina. Nii et naine viiakse kaasa vastupanu osutamise, 911 kuritarvitamise ja kallaletungi eest oma sõidujuhile. Ta pannakse kohe autosse ja viiakse minema. Tänan Starling väljas kahtlase sõiduki pärast. Mõned inimesed keelduvad koostööst. Mina. Kuule, mul ei ole aknapuruskit. Ole ettevaatlik, see ei jobu. Ma aitan sind. Ma sain su kätte. Kas su nui on? Kas su nui on? Sarge, Johnston, kas sul on nui olemas? Ole ettevaatlik, ta muutub päris ohtlikuks. Hoia talle 169 peal. Hoia talle 69 peal. Anna mulle see nui, Sarge. Anna mulle nui.
Kas ta läheb 16 juurde? Kas ta läheb 16 juurde? Ei, ta läheb 16 juurde! Kuule, tõsta käed üles! Vaba aken! Eiva Akin! Eiva Akin! Keera aken üles! Keera see täiesti alla! Välju sõidukist! Keera see täiesti alla! Siinsamas! Seersant ja leitnant! Keri akel alla, tule autost välja! Tule autost välja! Keris alla, hästi. Võta kõik enda küljest ära. Tule autost välja! Proovi siis. Keri see alla. Ma ei saa, palun, okei. Ta tahab selle uuesti üles kerida. Ära muretse selle pärast. Nüüd, mine välja! Mine välja! Mine välja! Pane käed selja taha! Kaamu pead! Kaamu pead! Kurat! Kuku maha! Kõik korras! Võta, Sergei! Ma tahtsin ainult aadressi saada, et saaksin! Võta rahulikumalt! Võta, Sergei! Ei, meie ei teinud liiga palju, sina tegid liiga palju ja nüüd lähed sa vanglasse! Teeme siin kontrolli teadaolevas narkopaigas. Näeme, et see mees istub autos ja suitsetab. Sõidame ligi! Tal on ake natuke lahti. Küsisime, kas tal on tuba. Ta ütleb, et ei ole. Püüame ta autost välja saada. Ant sime talja! Rohkem kui piisavalt võimalusi seda teha. Ta keendus ikka veel, nii et pidime akna sisse murdma, viisime ta maha ja võtsime ta vahi alla. Lõbutse natuke! Ma lasen sul natuke õhku saada! Ma olen kohe sinu juures, eks? Too late on peep! See 69. Seda ta siin teebki. Jaa, tal ongi padrun rauas! Jaa, härra! Ta istus seal ja ma ütlesin, näita oma käsi. Ta muutui küünitas selle alla ja hüppas tagaistmele. Las ma istu selle maha, kõik on korras. Jah, härra, üks padrun on rauas. Tal on autos relv, ta sirutus tulirelva järele. Nad annavad talle suulisi käske, käskides tal autost välja tulla. Ma pidin lõhkuma kõrvalistuja akna ja jõuga sisse minema, et see mees alluks. See ei peaks jõudma sinnamaani, et me peame su akna sisse lööma, et sa alluksid. Nii, see lihtsalt on. Me viime selle auto arestiplatsile. Ta viiakse Claytoni maakonna vanglasse. Mis? Sa tundsid kanepi lõhna. Ma ei suitseta isegi! Siin pole mingit kanepit! Mina autos pole mingit suitsu! Sina! Sa tead küll. Sa oled šokeeritud. Ma lihtsalt rääkisin, et teda on 3 korda arreteeritud politsei eest põgenemise pärast. Ma soovin, et oleks seda teinud. Nagu me oleksime, bro, see on B6. John Longendoor. Nad filmivad doktorit. Mina Cell. 6 koerapolitseiniku Zachary Dodge'iga. Lihtsalt huks. Üles! Ma saan asukohast aru. Kinnitan Q1 139. Kas sul on autos midagi mõistlikku? Mitte midagi. Okei. Siis on seersandil sinuga probleem. Okei. Astu siia tagasi, Villi. Mida ta närib? Sa panid tema auto ette. Mida sa närid? Mida sa närid? Mul on tagumised hambad halvad. Sul on mis? Halvad hambad tal taga. See pole midagi erilist, ma lihtsalt pean sind kinni. Pane oma teine käsi siia taha. Vaata mul otsa. Ava suu. Ära vaata nii palju üles, mees. Vaata alla. Nii, väga hea. Vaata oma keelt. Jah, tal on meti tõttu hambad rikutud. Ta on metssõltlane. Mul ei ole halbu hambaid. Meti pärast. Met teeb seda. See pole hea hambaraviplaan. Kõik selleks, et tal oleks seal üleval natuke hullumeelsust. Rohkem kui tavaliselt. Nii et... Debbie Harrise otsustas. Lihtsalt pidas ta kinni. Käeraudades kogu selle aja jooksul. Suveräänsed kodanikud on tuntud selle poolest, et nad võivad väga kiiresti ja väga vägivaldselt olukorda eskaleerida.
see on kõigi ohutuse huvides, ka tema enda ohutuse nimel. Ta andis meile loa sõidukit läbi otsida, nii et me teeme selle kiiresti ära. Mis su juhi loaga lahti on, mees? Mis su juhi loaga lahti on? Kinnitan Q139. Need on piiratud. Olgu. Ma arvan, et see on kaudne viis öelda, et sul on õigused ära võetud. 155 sain aru. See... Ma märkasin seda juba varem, kui ta esimest korda välja tuli. Ma olen 1080. Auto sattus just kiirteel avariisse. Siin samas enne teeb Perri. Uute. Vaata teda. Käed! 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 Käed üles! Astuge sõidukist välja. Juht, tule sõidukist välja, käed üles tõstetud. Näita mul oma käsi. Tule tagasi minu juurde. Pööra ringi. Tule tagasi minu juurde. Tule tagasi minu juurde. Tule nüüd. Käed üles. Tule tagasi minu juurde. Mul on 1/10. Kõik võivad rahulikult võtta. Mis siin toimub? Noh, ma proovisin sind peatada ja siis sa hakkasid minu eest põgenema ning tegid avarii. Ma olen Kapral Rogers, šerifi büroost. Ma isegi ei teadnud, et sa olid mu selja taga. Sa ei mäleta, et sa avarii tegid? Jah, ma mäletan, et tegin avarii. Okei, sa sõitsid maanteelt välja, kui ma sul üle 100 miili tunnis sabas olin ja tegid avarii. Kui palju sa täna õhtul joonud oled? Ta oli purjus. Ainus asi, mida ta tabas, oli maanteel liiklusmärk. Ole nüüd. Nii, praegu teid arreteeritakse hooletu juhtimise eest. Nii et teil võib tulla ka muid süüdistusi. Olgu. Miks see nii oleks? Joops juhtimise eest, aga meie joops juhtimise spetsialistid, kes siia tulevad, võivad selle otsuse teha, eks? Hästi. Hästi, nii et ma pole isegi veel autot läbi otsima hakanud. Siin on väike kotike, selles paistab olevat kokaiin täiesti nähtaval kohal. Nii et ta viiakse juba kaasa hooletu juhtimise eest, aga nüüd on mängus ka narkootikumid ja võimalik joove. Nii et tal tuleb täna õhtul veel mitu süüdistust. Seal on kapsahoidis avatu kõlled. Autos on õlu. Kes selle sinna jättis? Mul on seal õlu. Nii et sinu autos pole õlut? Ma arvan, et see võeti üles. Olgu. Õige. Niisiis, Lõuna-Carolina maanteepatrull viis läbi oma uurimise, tegi oma kainustestid ja jõudis järeldusele, et ta on alkoholi ja võib-olla ka narkootikumide mõju all. Narkootikumid, mille me sõidukist leidsime, testisime need ja need osutusid esialgsel testimisel kokaiiniks. Seega esitatakse talle süüdistus ka narkootikumide omamises ja levitamise katses. Oleme siin West Home Mallis. Saime teada, et siin viibib isik, kellel on mitu täitmata vahistamismäärust ja kes on rikkunud katseaega. Võtame temaga ühendust ja täidame need vahistamismäärused. Kinnitsen. Võtate kinni, Fish. Maha! Nüüd!
kiiremini, väljuge sõidukist, kaassõitja, väljuge sõidukist. käed üles. Käed üles, väljuge sõidukist. Seisa, ära toetu autole kõhuga, eesmine kaassõitja, tõsta käed üles, poiss, tõuse püsti, eesmine kaassõitja, tule välja. ta tuleb siiapoole. mis juhtus? palun, Sammy, mis juhtus? Heida maha, käed auto peale, tagumine reisija, välju sõidukist, näoga minust eemale, kõnni selg minu poole, kõnni tagurpidi, jätka kõndimist, kõnni vasakule, kõnni vasakule, kõnni vasakule. Juht, välju sõidukist, aeglaselt, näita mulle oma käsi. Page, pööra ümber, hoia käed üleval. Kõnni tagurpidi. Pööra ümber, vaata eemale. Tagurpidi, jätka tagurpidi kõndimist, mine põlvili. Lasku maha. Sul on vahistamismäärus, Page. Ei, ma ei tee nalja. Sul on 4 vahistamismäärust ja sa oled Troy Bay'st põgenenud. Ron, identity Divergus. Sa oled põgenenud. Jumal küll. Jumal tänatud tehnoloogia eest, sest me oleme su autot terve päeva näinud. kas see on sinu metamfetamiini piip? see on siiski sinu poole suunatud, see on nagu... nii et tundub, et nad leidsid siit sõiduki seest narkootikume. Mi. Avame selle natuke ja vaatame, kas saame aru, mis see on. Paistab, et see on kristallmett. Kas see on sinu metamfetamiin? Ei, minu sõnum on minu esimene. See kott oli selles kotis koos tema andmetega sees. Palun ära tee seda. Ära ma ütlesin, et see saab selle, mis mul oli. Ja. Sest keegi ei hakka tunnistama. 479 grammi metamfetamiini. Kõik tunnistavad omaks väikese kotikese. Keegi ei ütle, et keegi oleks halb. Ma ütlesin, et ma saan aru. Siia palun. Aru. Täiesti valmis. Miks sa ei räägi mulle tõtt, mis see on? Kui sa hoiad oma ema vanglast eemal. Ma luban sulle oma esimest korda. Me saame müügi tehtud. Tal on auto. Mis? Mees? Kas sinuga on kõik korras? Härra! Palun ära ütle minu eest. Tule siia. Nii et lõpuks saime umbes 540 grammi metamfetamiini. Autos oli 4 inimest, 2 neist lähevad vanglasse. Nad valdasid narkootikume ja me usume, et nemad olid need, kes neid levitasid ja kasutasid. Nii et need 2 lähevad täna öösel vanglasse. Me laseme naiskahtlusaluse ema ja tema sõbra kohe vabaks. Ja me lõpetame selle ära. Olgu, me peatame selle sõiduki. Selle tagaosast paistab sinine tuli. Ja see on Crown Victoria peal, mis on kurikuulus politsei sõidukina. Me liigume endiselt edasi. Tegi nüüd väik. Võttis vasakpöörde Kalju servalt. Aga drive liigub endiselt edasi. Praegu liigub kiirusel 19 miili tunnis. Ja, mine. Ja näita mulle 0. See on tüpik. Nüüd. Virginia! Aga liiklusjärjeks laseb. Nuurpassi püsitus. Smith,
check your light. Clear. Ryan Olympia. Star 20, give me check. 10-3 on track line, 10-3 on track line. Rosewood. Tõmba sõiduk kõrvale. hea jälitamine. Viige see kohe tagasi Olympiasse, St. Vancouveri linna. Kas meil on keegi, kellel on bitrap? Oleme valel tee poolel. Tagasi õigel tee poolel. Sinised tuled, hetkel tegemist hoolimatute liiklusrikkumistega, aga sõiduki tagaosast paistavad sinised tuled. Tagasi Olümpia poole! Tagasi Olümpia poole! Jah, mine just sinna! näita mulle oma käsi, näida mulle oma käsi. Pööra nägu minu poole, vend, ma tulistan. Näida mulle oma käsi. Näita mulle oma käsi. Liigu, just nii, sa parem peatu. Hei, lama maha. Tapa nad ära. Tule välja. Raadio, lõpeta. Me saime ta kätte. Me saime ta kätte. Olgu, vend. Olgu, sõber. Käed selja taha. Olgu, vend. Rumal otsus. Proovime, sõber. Veereta siia poole. Hästi. Ma lihtsalt tahan liikuda. Üritan sind istuma aidata. 1, 2, 3. Jah, te eematasite mind, vend. Su auto tagaostas põlevad sinised tuled, vend. Meie oleme politsei, see oled sina. Mitte õunapirukad. Kõrõmust. See on kahetsusväärne. Siiani oleme saanud ainult kaalu. Ja mõned soojad õunapirukad McDonaldsist. Ei saa lasta neil raisku minna. Ta on tagaotsitav Channel Spordi poolt. Süüdistus sinivilkurite, sireenide ja hoolimatu sõidu eest. Marihuana omamine levitamise eesmärgil. Samuti juhib ta meie peatamist ja tuvastamist. Teame ainult, et on Lõuna-Carolina juhiluba. Nii et ta saab ka nende eest süüdistuse. See on see, mis läheb nii. Sa eematasid politsei, vend. Ma olen sinuga aus, vend. Ma ei taha eematada. Miks sa kardad? Ma olen ju lihtsalt Kaisu varu. Kas sa tõesti arvasid, et pääsed sellest? Minu poja eest. Ei, aga ma ütlesin sulle, et oli lihtsalt segaduses ja hirmul, vend. Mis toimub? Igatahes, ma loodan, et sul on turvaline teekond alla orgu. Ma nägin, kuidas üks tüüp sõitis ristmikust lihtsalt läbi. Sõitis otse punase tulega läbi. Ta ei aeglustanudki. Proovisin talle peatumismärgu anda. Ja nüüd paneb ta minu eest plehku. Hakkas paremale keerama Shakespeare'i tänavale. Sõidukis on 2 inimest. Jah, ta liigub Shakespeare'i tänaval. Juht on mustanahaline mees rastapatsidega valge T-särgiga. Nüüd jõuab Fontaine'i teele. Sõidab mööda Fontaine'i teed. Vaata, ta sõitis üle äärekivi ja läks vastassuuna vööndisse. Võttis kurvi liiga kiiresti. Kiirus 95. Otse üle terra. Paistab, et me keerame kohe vasakule peatänavale. Kas ta lõhkus selle esiistuja poolse refi?
midagi visati just pärast Masoni teed välja, kaassõitja poolelt. Ka must kott visati välja. Kaassõitja pool, vahetult enne dominoosit. Esimene asi, mis välja visati, oli sädemetega, nii et see võib olla relv. Ikka liigub sisse poole, peatänaval kiirus 78. Sõidab vastassuuna vööndisse. Tuli tagasi meie poolena. Kuule, tal kaob kumm. Tõenäoliselt teeb ta varsti avarii. Endiselt peatänaval liigub sisse poole. Jätkab sisse poole liikumist. Kaotab endiselt oma autolt tükke. Ma ei tea, kas Cityl on mingid naelamatta, aga ta viskab palju sädemeid sellest esimesest parempoolsest rehvist. Väga hea, aeglustab. Push on. Ma jälitan praegu 3 jardi. Stop right now! Kõik läbi! Kõik läbi! Okei. Ei, see lossi jaoks. Kuule, ma lasen sellest käest lahti. Sa paned selle oma alaseljale. Pane see oma alaseljale. Kui sa liigutad oma kätt või mõõka minu ees, siis ma kasutan teiserit sinu peal. Said aru? Ära liigu. CPD, ma arvan, et see on autoga väljas. Autos on naissoost reisija. Ma aitan siit istuma. Said aru? Hästi. Sul on ainult oma rahavott alles, sest sa viskasid juba kõik muu sellest välja. Ei. Ära tee seda. Ma ei öelnud sulle veel, et kuhugi minna. Ja. Kaiser jäi sinna autosse. Jah, tema oli ainus, kes jooksis. Seisa siin, minu auto taga. Seisa nüüd põrke raua peal. Mida sa autost välja viskasid? Ma nägin sind. Ainult see. Kas see oligi kõik, mis tal kaasas oli? Kas ma võin oma naise juurde minna? Ja siis oma suunasin natuke kraami. Preili unustas selle ära visata. See härrasmees sõitis täiesti punase tulega läbi, nii et ma läksin talle kaubanduskeskuses järele. Ta otsustas põgeneda. Nii et mina? Siin on kott täis narkotsi. Relv olemas, narkots olemas, isegi lisaks narkotsi. Väga lae. Hästi, ma juba küsisin temalt. See oli nagu retooriline küsimus. Mida te poisid autost välja viskasite? Ausalt öeldes, ta läheb nüüd pikaks ajaks kinni. See on, nagu ma ütlesin, retooriline küsimus. See tähendab, et ma juba tean vastuseid. Ma tahtsin näha, kas sa räägid tõtt või lähed koos temaga käeraudadesse. Raamatukott. Olgu. Mis veel? Sest ma nägin, et sealt tuli 2 asja välja. Me saime kätte mõlemad asjad, mis välja tulid. Ma viskasin raamatukotti ära. Ja, relva. Siin on natuke külma vett. Ja sinu tüdrukuga on kõik korras. Keegi pole viga saanud. Vend, kui sa välja hüppasid, kui ma mööda sõitsin, ma vaatasin talle silma, kui ma eest läbi läksin. Ta nägi tõeliselt hirmunud välja, vend. Ma arvan, et seda te kasutasite end hüdreerituna hoida. Tasuta kohad lastele. Praegu vaatame süüdistusi, politsei peatamismärguande eiramist, ohtlikku juhtimist, kanepi omamist levitamise eesmärgil, püstoli ebaseaduslik kandmine. Õnneks keegi viga ei saanud.
nägin just, kuidas üks sõiduk kihutas suurel kiirusel selle ristmiku kaudu lõuna suunas. Aknad väga tumedaks toonitud. Proovin ta liikluses peatada. Selje 3 Delta 12 keskus. Mul on põgenev sõiduk, mis liigub lõuna suunas Kingi tänaval Wallacest. Reevilõhkujad on lubatud, jälitamine ei ole. Ma usun, et see on Kiia maastur. Liigub endiselt läände. Ja siis lõunasse. Hudsoni tänaval lõuna suunas. Tagasi ida suunas Loomisi tänaval. Jõuab Kingi tänavale. Tegelikult ei, hoopis Henry Patsi tänaval põhja suunas. See on madala põhjaga maastur. Crossover liigub ida suunas Orange'i tänaval. Ei saa Margi osas kindel olla. Lõuna suunas Orange'i tänaval. Jay, kas sa said Margi teada? Lõuna suunas Kingi tänaval. Tal on auto ümber läinud. Oh jah, see juhtub praegu. Ta liigub endiselt lõuna suunas. Lõuna suunas läbi Bellevue. Ta ilmselt põgeneb, kui ma saan piirkonda mõned inimesed. Keskus, meil on seda Bell. Kia 07 Eco juht põgeneb, mustanahaline, valge särk, ida suunas. Jookseb ida suunas läbi tagahoovide. Palun jää silma. Sa saad selle kätte. Kadus, nälgäsä. Kaotasin ta selle nurga taga. Mustanahaline mees, keskealine, valge särk. Ta hüppab üle aedade ida suunas. Olen tänaval lihtsalt raunikult. Hakkame pihta. Ta on tänava keskel, kvartali keskel. Hoia lihtsalt Jay. Olen autost väljas. Kas saad aidata mul perimeetripunktid kata? Ja ma näen teda. South King, kummardu. Ta ei tea, et ma ta tabasin. Kordan, sain aru. Ta liigub sinna. Kõhuli. Tee seda kohe. Sul on käärauad? Hei, käärauad. See ongi see mees, kes just meie eest põgenes. Ja see juhtubki siis, kui sa Daytona Beachil põgened. Sa lähed vanglasse ja sind võetakse vastutusele. 12 keskus. Juhid on vahi all. Võite nende. Hei, Greeble. Mis see on? Kas me saame läbiotsimist teha? See relvad on valmis. Kust sa selle auto said, mees? See on registreeritud aadressil 12. Deltona Kia. Kas sa varastasid selle sealt? Varastasin. Auto. Millega sa just sõitsid? Ma saan $1000 kuus. Miks on kirjas, et neil on 20? Ma ei taha sinuga isegi rääkida. Miks sa põgenesid, mees? Saime ka korraliku kepilöögi teise seersant Marki käest. Chris, ma lasin selle snaipriga maha. Ma nägin seda. Jah, ma lõpuks lükkasin selle jalaga eest ära, sest ma ei saanud seda üles võtta. See oli nagu, ma ei tea... Nämmi kleepuvaks. See on hea mees. Ma tulin Daytona teisest otsast. Ma tulin siia, et oma väikest venda päästa. Sain hiilkava kepilöögi. Mul polnud aega autost välja tulla, nii et tead, ma pidin selle lihtsalt nii hästi viskama, kui suutsin. Ja see ongi minu parim töö. Sain kepilöögi tehtud ja siis seadsin talle perimeetri üles. Lisaks sellele pööran alati detailidele tähelepanu. Ma leidsin ta üles. Tead mis, Chris? Väga hea töö. Ma juba mainisin sind. Jaa, okei. See on minu vend. Tainus Seersant Mark. Pane see kinni. Seersant Mark. See on teine seersant, Maria. Oled valmis tema koopia? Mis sul käes on? Mis sul käes on? Ei, tee käsi lahti. Ei, tee käsi lahti, rahakott peos. Vaata telefoni.
Tee käsi lahti. Tee kohe käsi lahti. Välju autost. Välja autost, mind ei huvita sinu telefon. Pööra ümber. Pane käed selja taha. Käed selja taha. Hea katse. Mis see on? Kokaiin? Ei. Jah. Kokaiin? Jah. Hästi. Proovi koos minuga kokaiini müüa. Võta istet. Okei, no, ta läheb vangi. Ei, ma ei ütle sulle. Istu maha. See on tema asi, eks? Kuule, Corey, näita talle 1015. Olgu. Jätka pagastusega. Olgu. Olgu, noh, ta lihtsalt läks tema peale välja. Hei, vähemalt üritas, eks? Hei, vähemalt üritas. Mitte midagi, ta lihtsalt tahtis veenduda, et kõik on korras. Ja siis ta võttis ka koti kaasa. Nii et? Meil oli kokaiin kohe seal olemas. Ta üritas seda taskusse panna, kui ma VIN-koodi lugesin või valmistusin seda lugema. Siiski oli tal kott ikka veel käes ja ta pani taskust täiesti mööda ning ma nägin, kuidas see välja paistis. Ta üritas seda varjata, ega tahtnud autost välja tulla. Kui ma temalt küsisin, mis see on, ütles ta, et see on kokaiin. Teeme kohapeal testi. Teeme selle kohapeal testi ja kinnitame, mis see on. Kui see on tõesti kokaiin, lähete täna öösel vanglasse. Jah, ta üritas sellest lahti saada, kui ma proovisin. Ma kavatsesin minna VIN-koodi lugema ja tema üritas kiiresti midagi taskusse panna, aga ta pani taskust mööda ja see jäi talle sülle. Ja siis haaras ta selle kiiresti. Okei. Nii. Kas autos on veel narkootikume? Kas sa tõesti elad siin? Tempel, kas sa hakkad kohe kokaiini tarvitama? Tõuse püsti. Ei, ma näen siin koos oma nimega. Olgu, mees üritas sellest puhtalt pääseda. Nägin, kuidas ta seda teha proovis. Ma kavatsesin talle mõned rasked küsimused esitada, jah? Kui palju sul veel kaasas on? Siin on see 1. Seal on 2. Oh, 2? Jah. Sama suurusega kott? Jah. Hästi, no, sa lähed ilmselt vanglasse kokaiini omamise eest. Mida? See on venapoeg. Miks sul see käes oli? Mida sa kavatsesid sellega teha? Ei, mitte see. Seal on üks väike. Väike? Suur, jah. On see kõik? Kas autos on veel midagi? Ei, okei. Anna mulle valgusmõõtja. Sul on siin valgus olemas. Sul juhuslikult kokaiinitesti komplekti ei ole? Las ma kontrollin veel korra. Mul oli 1 kott. Sul on kokaiinitesti komplekt. Delgadool on 1 olemas. Kas sa viskate korraks oma auto taha istmele minu eest? Miks? Otsi auto läbi. Nii et praegu anname seersant Sternbergile lihtsalt kokaiinitesti komplekti, mis mul on. 0,39. Kas sa tunned teda? Oh. No, ta läheb vanglasse kokaiini omamise eest. Kokaiin. Kas ta elab sinu juures? Kas sul on korteris veel kokaiini? Ma tulen kohe tagasi, mul on siin 2 inimest. Nii et see on tasku. Ta paneb selle sinna. Hea, et me saime selle kätte enne, kui ta sellega sinu majja jõudis. Ja kui see muutub siniseks, siis on see positiivne kokaiini suhtes. Kui ma ta püsti ajasin, ütles ta, et tal on veel 1 kotike kokaiini. Nii et vasakul olev kott oli tema paremas münditaskus. Ta ütleb, et see on kokaiin, aga me teeme sellele ikkagi testi. Ma lähen ja kontrollin mennapoega, kuna ta tahab olla täiuslik. Las ma toon siia kiiresti mõõtja.